Tere tulemast nüüd õiguse ja autoriõiguse paeluvasse maailma. Selles osas süveneme asendamatu digivaraga, NIF-tega, seotud juriidilistesse keerdkäikudesse ning uurime, kuidas need põimuvad intellektuaalomandi, autori ja lepinguõigusega, keskendudes faktilise teabe ja piirkondliku konteksti esitamisele. Intellektuaalomandi õigused on õiguse alustalad, andes õiguskaitse sellistele loometeostele nagu maalid, fotod, muusika ja videod. Et tagada teie kunsti piisav kaitse, on oluline mõista intellektuaalomandi põhimõtteid, mis on piirkonniti ja riigiti erinevad. Autoriõigust käsitlevad seadused on maailmas väga tähtsad, sest kaitsevad loojate õigusi, andes neile ainukontrolli oma originaalteoste üle. Autoriõigust käsitlevad seadused on jurisdiktsiooniti siiski erinevad, seega tuleb olla teadlik oma riigi või piirkonna konkreetsetest seadustest, et mõista täielikult oma õigusi ja kohustusi kunstnikuna. Näiteks Ameerika Ühendriikides kohaldatakse autoriõiguse kaitset originaalteostele automaatselt kohe pärast nende loomist, andes loojale ainuõiguse neid reprodutseerida, levitada ja näidata ning luua neist tuletatud teoseid. Kuid autoriõiguse registreerimine USA autoriõiguse ametis annab lisaeeliseid, näiteks võimaluse kaevata rikkumised kohtusse ja nõuda seadusest tulenevat kahju hüvitamist. Euroopas reguleerib autoriõigust Berni konventsioon, mis tagab automaatse autoriõiguse kaitse kõigis liikmesriikides. Mõned Euroopa riigid nõuavad siiski lisameetmeid, näiteks teoste talletamist riiklikes autoriõiguse ametites, et tagada selgemad tõendid omandiõiguse kohta ja pakkuda kaitset rikkumiste eest. Lepinguõigus on veel üks NIF-tega seotud kriitiline aspekt. Selged ja täpselt määratletud lepingud tagavad, et nii kunstnikud kui ka ostjad mõistavad oma õigusi ja kohustusi, eriti seoses kunstiteoste omandiõiguse ülemineku ning litsentsimisega. Olenevalt teie kohtualluvusest võidakse nõuda teatavaid lepinguelemente, nagu tasu, väärtuse vahetamine, vastastikune nõusolek ja pädevad pooled. Plokiahela tehnoloogia tähtsust ei saa õiguses kuidagi alahinnata. Plokiahela läbipaistvus ja muutumatus tagavad tõendi omandiõiguse ja autentsuse kohta, suurendades sellega väärtus ja usaldust nende vastu. Kuid isegi plokiahela detsentraliseeritud olemusest hoolimata kehtivad endiselt õigusraamistikud ja on väga oluline mõista, kuidas plokiahela tehnoloogia mõjutab teie piirkonnas kehtivaid seadusi. Mitmes riigis ja piirkonnas uuritakse ja käsitletakse aktiivselt NIF-tele iseloomulikke õigusprobleeme. Näiteks õiglase kasutamise ja muudetud teoste küsimus on aruteluteema, sest kunstnikud kohandavad autoriõigusega kaitstud materjale, et luua teesid. Peale selle on järelmüügiõigusi, litsentsitasusid ja tehingute maksustamist käsitlevad eeskirjad jurisdiktsiooniti erinevad. On oluline, et kunstnikud oleksid pidevalt kursis õiguse ja autoriõiguse muutustega. Piirkondlike arengusuundade, õiguspretsedentide ja valdkonna parimate tavadega kursis olemine annab kunstnikele võimaluse oma loomehuve tõhusalt kaitsta. Selles peatükis vaatame tõsielunäiteid ja juhtumiuuringuid, mis annavad väärtuslikku teavet õiguse ning autoriõiguse kohta. Käsitleme konkreetseid piirkondlikke kontekste ja õigusraamistikke, selgitades keerukusi ning andes kunstnikele nõu, kuidas sellel põneval õigusmaastikul orienteeruda.